järgmise esineja juurde, kes on tähendab, kui ma hakkasin esinejaid just ütleme, valima selles suunas, mida ma kuulsin ette, et see primitiivne võiks vestlusena, mis teemasid võiks puudutada, siis üks esineja, keda ma kindlasti soovisin näha, oleks selline, kes räägib ehitamisest kui sellisest ja tegelikult oli Tiidul väga head terminid siin, mida ma muidugi järelduses olen kõik ära unustanud, aga see oli mingi 0 punkti tagasi minemine või midagi sellist umbes. Ja tegelikult selle primitiivse all, ma saan aru, et Tiit mainis ka ruumikogemust nagu mingist rahvuslikul pinnal, et milline on siinse kandi inimeste, siin elanud inimeste ruumikogemus, et võib-olla see saab olema mingil määral, see peaks olema kajastatud mingil määral arhitektuuris ja uues arhitektuuris või see peaks olema integreeritud meie arhitektide loomingusse. Aga samas ma arvan, et õigemini tundub nii, et ka need võtted, millega seda ruumi vanasti loodi, et nii-öelda need ehitaja oskused, materjalid, võtestik, ka see võib-olla peaks minema kuskile 0 punkti tagasi, et need samad siin küsimustes juba läbi koosnud sisse toodavad uued tehnoloogiad, et järsku tehnoloogiad matavad maha need meie vanad tehnoloogiad, mida me ei tohiks ka ära unustada ja mis uuel kaasaegsel moel rikastaksid meie arhitektuuri. Nüüd ma ei tea, kas järgmine esineja just sellest kõigest räägib, aga ma loodan, et ta midagi neist teemadest, mida ma praegu siin niimoodi kergelt puudutasin oma ettekande, siis sügavamalt analüüsib. Ja järgmine esineja on siis säästva renoveerimise infokeskuse juhataja Tarmo Elvisto. Tarmo Andre Elvisto on sündinud 64. aastal ja on õppinud EBS-is, Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Päris esimesed koolikäigud tegi ta Õismäe humanitaargümnaasiumis ja nagu ma ütlesin, töötab ta säästva renoveerimise alal ja ta on paljude oluliste ühisprojektidega, rahvusvaheliste projektidega koostööd teinud. Need on siin parasjagu, võib-olla ta ise räägib nendest paar sõna. Siis on ta kaasautor raamatutes Ilus vana maja, looduslikud värvid ehituses, kodu vanas majas. Ja kuna ta oli ka üks küsijatest, siis see küsimus oli ajendatud Sassiani talust ja ühtlasi on ta siis töötanud Eesti Vabaõhumuuseumis restauraatorina. Palun. Tervist ja kuulajad ja kaasamõtlejad. Mina olen siis sellisest primitiivsest asutusest nagu SRIK ja primitiivsest linnaosast nagu Kalamaja, Agul. Ja ma esinen ka natuke primitiivselt, ma isegi ei valmistanud päris ettekannet, panin paarkümmend slaidi siin PowerPointi. Ja eelkõige ma sain aru, et nagu eesmärk on panna mõtlema ja tuua välja mõningaid teravusi. Sest teema on tõesti lai ja päris kindlasti Sassianit kui sellist mina primitiivseks arhitektuuriks ei nimeta, ei heasega ega ka mingis ülekantud mõttes. Et esimene mõte võib-olla primitiivsest arhitektuurist on juttu siis juurde ja naturaalmaterjalide juurde ja seesama, et elukoht, materjalid ja see ruum, seesama kujuneb välja kohale. See on osa kohalikud materjalid, kohalikud inimesed, kohalik mentaliteet, kultuur. Siin me seda näeme võib-olla siis sellises
Ameerikas võib-olla ma ei tohiks ju Aafrikat näidata, et Eestis võib-olla võib ja veel kord jah, primitiivselt püüame mitte selles mõttes hindavas skaalas, vaid sellises naturaalses ja ehedas skaalas siin valgustada, analüüsida. Et võib-olla selline algeline ehitus ka välja nägi omas kliimas ja hetkel, kui me mõtleme tänapäeva seisukohalt, siis küllalt lähedane sellele mõistele on ökoehitus, naturaalehitus, näete naturaalmaterjali, näete minimaalset energiakulu kõiksugustele materjalidele ja hoone ülalpidamisele. Et muidugi paljud asjad on sisuliselt, arhitektuuriliselt ja mõttelt keeratud pea peale, tegu on juba päris mitme järgmise etapiga, kui räägime tänapäeva ehitusest, aga jah, selline pilt nagu tuli meelde. Ja teiseks siis primitiivne arhitektuur kenas looduslikus kohas Saaremaal. Jällegi kuskilt on võetud vanad lauad, kokku klopsitud paadikuur, sama elustiil, mis praegu me Saaremaal enam väga ei näe, et iga mees oli kalur, iga mees sai merele, olid need väiksed paadikuurid, et paraku need asenduvad vähegi võimalik, et see hoone on kuskil plaani peal, siis kindlasti palju kõrgemate kunstmaterjalidest hoonetega sageli. Ja selline primitiivne ehedus jääb üha vähemaks, et igatahes leidsin selle maja pärast mingist paari tundi puhtas looduses tampimist lihtsalt ja kuidagi ehe elamus oli, mis on siiamaani kui meenutada nagu meeles, et miks siis mitte. Ka see on primitiivne, kindlasti keegi muinsuskaitse koll ei plaani seda kaitse alla võtta, seda ei saagi võtta ja kindlasti selles on ka oma ilu. Et siis jällegi sellisest primitiivsest arhitektuurist rääkides, maa-arhitektuur, näete siin Eestile tüüpilisi materjale, savipinnast, puitu, tervappi ja läheb veel mõni aasta, see pilt on juba tehtud varem, et ilmselt praegu ongi selle koha peal lihtsalt üks väike küngas ja selline hoone sulandub loodusesse, ta on tulnud kohapealsetest materjalidest ja ta selleks jälle uuesti muutub. Tema järelkäitluskulud on null, kõik võimalikud süsihappegaasi emissioonid, kahjud loodusele on nullilähedased. No see tõrvapapp siin jah, natuke tekitab küsimusi, kas on ruberoid või on tõrvapapp sealt, ei oska öelda. Et iseenesest on jällegi selline kurb aade muidugi jah, ja rahvuskultuur on äkki see ka kunagi olnud, jah, mine sa tea. Et seda tõesti enam järgi ei ole ja seda taastada ei saa. Et veel selliseid kurbrõõmsaid pilte siis meie vanast traditsioonilisest arhitektuurist, saviehitus, kus siis on, näete, sellised puuhalud laotud seina, maakivi seal all, et hästi mugav ju näete, küte saab praegu otsa, need puud on suurepäraselt säilinud seal savi sees, mis väga hästi looduslikud materjalid omavahel toimivad, et need on kütteks täiesti kasutatavad ja materjal. Saatus iroonia, ma ei julgustada tegema, põletama, aga seal on nii läinud. Ja naturaalmaterjal, jällegi paekivi, Eesti sümbol, rahvuskivi ja nii edasi. Et kui sellised varemed kuskil looduses on, et tegelikult kõik me näeme, et see on ju ilus. Muidugi on kahju, et ta ei ole konserveeritud, rääkimata restaureerimisest, et võiks ju need müürid pealt ikkagi tõesti kinni katta, et see vihm edasi juuristaks, aga see materjal iseenesest loodust ju ei häiri ja need varemed on ilusad. Et kas see on primitiivne arhitektuur, nõukogude aja ehitused, mis on kurvad, kus on surnud materjalid, siis nii-öelda sünteetiliselt töödeldud betoonlaed, elemendid, aga iseenesest omal ajal kindlasti arhitekti poolt ka läbimõeldud lahendus, aga tohutult energiamahukas ja tõepoolest keegi seda tänapäeval
väga kulukas oleks seda taastada, palju kulukam kui sassijoonid või eelmisi hooneid, mis siin piltidel olid. Ja kõik energiaküsimused, mis iganes, et meie arhitektuuripoliitikud ja eestkõnelejad kindlasti mõtlevad ja seisavad selle eest, et ka nõukogude arhitektuuri säiliks, aga need kumb nüüd on primitiivsem, kas need eelmised savijooned või siis see, kumma nii-öelda likvideerimise energiakulu tänapäeva CO2 hirmu all elamise ajal on siis nagu keerukam, et kindlasti see objekt on probleemsem. Aga need väiksed ilusad puumajad jällegi piirkonnas kuskilt võetud palgid, et seal kunagi teinekord need vanad jutud, kuidas mõisnik nägi, et vaade on kuidagi muutunud, avaramaks muutunud, jälle üks palk oli kadunud ja külamehel jälle maja nagu natuke kerkis ja nii edasi, et igal palgil oli tõesti oma väärtus ja kui sellise maja on näha, et tal on vahepeal olnud katus ära, ta on lagunenud, et nüüd on ka eterniit töötab ja maja edasi ei lagune, palgid on võimalik asendada. Iga konstruktsiooni osa lüli on tegelikult asendatav, kõik on remonditav, et see on tegelikult suhtumise, tahtmise küsimus, oma energia, primitiivse aja, energia kulutamise küsimus, väiksed teadmised ja kultuuriruum ja tahe seal juures. Ja need samad traditsioonilised konstruktsioonid, palgid, pilliroog, savikrofid, et miskipärast on nad tänapäevale nüüd jälle tagasi, nad pakuvad paljudele huvi ja pakuvad huvi sellisel tasemel, et tõesti igaüks saab sellest aru, igaüks saab kaasa lüüa, igaüks saab osaleda. Ei ole vaja, et oleks kunstnik, arhitekt, insener, et selle ehitusega hakkama saada, parandamisega, et kuidagi on see tegelikult, ma ütlen kõigil, aga üha rohkem jõudnud nagu see huviorbiiti. Lihtsalt ühest korda tehtud kompleksist Saaremaal pilt, et kindlasti jah, see ei ole primitiivne arhitektuur. Siin on väga palju tähendusi, väga palju mõtteid. Ja mõeldes jah, et nagu mingi probleemi püstitada, et kui nüüd need euronormid edasi tõesti niimoodi karmistuvad ja uued nõuded tulevad, et hooned peavad 2020 vastama siin passiivmaja normidele, kindlasti peaks keegi seisma selle eest, et traditsioonilisi hooneid saaks ikkagi edasi ehitada, et see on iga mehe õigus tegelikult ehitada omale kodu ja seda on võimalik just teha ja otstarbekas teha nendes traditsioonilistes vormides. Ja võib-olla kodu ja suvekodu, et need on ka tänapäeval natuke erinevad mõisted. Me ei saa rääkida majast ja majast me saame rääkida hoonetest mõtestatusest nii piirkonna kui otstarbe järgi, et majad, mida me kasutame ainult hooajati, näiteks suvel ei vaja selliseid norme, tingimusi, ettekirjutusi, raha kulutamist, mida võib-olla sellised püsivad elamispinnad. Et see on kõik kompleksne küsimus. Aga lihtsalt näide jälle primitiivne arhitektuur töötab suurepäraselt heas olukorras, kui see sama vana katus, siin on juba võib-olla 50, 60, 70 aastat vana, kes seda oskab öelda, et rookatuse iga siin 60 aastat on need vahelätid väljas ja rookatusel, et suurepäraselt töötav, sama pilliroog samast piirkonnast kindlasti lõigatud, vanast olid õled inimesel niisama käes, kui nagu selline põllumehe selline lisaprodukt, eks ole, et see oli olemas, ta sai seda katusel kasutada, et pilliroog on ka kuskil olemas, selle lõikamine on tegelikult võimalik igaühel, katus on võimalik parandada, asi töötab, asi on loomulik, asi on omas keskkonnas ja asi on looduses. Et lihtsalt mõtteks pilt siin Lasnamäele linnulennud, võtsin netis selle lihtsalt, autori õigusi, ei riku, honorari ei saa, sest ei riku. Aga need majad on hoopis teine olukord, et tasub mõelda selle peale, et kui see paneelmaja püsib, me keegi ei tea kaua ta püsib, aga kui ta ükskord lagunema hakkab, et mida saab siin see üks elanik, see korteri omanik teha, ta ei saa ise mitte midagi teha. Et kui ühest kohast on sarvused läbi roostetanud, paneel loetakse mitte püsivaks, siis tuleb korraga käsk ära pühkida see hoone, järgmine hoone, tohutu energiakulu, tohutu majanduslik probleem, et kumb siis on primitiivsem.
Et jällegi väike näide supilinnast, ilusast väiksest majast, mis nagu pidi kaduma, aga hoopis tehti jällegi korda. Et omanik nägi vaeva, mängis asjaga, kena tulemus. Et naturaalmaterjalid, need maakivid ja et ju väga selline nagu võtavad kiviaja ehituseks, aga lubi juba ka paar tuhat aastat tagasi kasutusele võetud, Eestis 1000 aastat hiljem, aga lubisegu, maakivi, et kindlasti mitte midagi primitiivset ja päris kindlasti tegelikult looming ja sellist arhitektuuri lagunemas, kokkuvajumas näeme tõesti palju, aga üha rohkem mõeldakse, et üle kallis asi ju tegelikult sellist asja teha. Ja siit edasi need samad naturaalmaterjalid, vana palk puhastatakse ära, korraga vaadatakse nagu elav, nagu uus on see palk, seda näeb nüüd hästi palju, ka meie agulites, kalamajas, igal pool. Et liigale võib-olla sellega tõesti, aga lihtsalt inimesel on nii hea meel selle kopitunud tapeedi või mingi vana veest läbi libunenud krohvide alt leitakse korraga. Materjal ise on ju ehe. Materjal näete puu kõige primitiivsemaid, üks primitiivsemaid, aga kui ehe ja peaaegu nagu, et igavene vähemalt aastasadu kestel. Samuti vanad käsitsid põletatud tellised, paekivid, kõik nad sobivad moodsasse interjööri ja ei tule võtta ainult seda vormi, tegelikult see materjali ehedus, primitiivse materjali ehedus on just tänapäeva väljakutse. Ja sabigroofid, lubivärvid, et jällegi ehe tuleb. Arhitektid enne teist maailmasõda tegid ilusaid asju ja jälle need samad kõik naturaalmaterjalid, et tsement muidugi ja betoon oli juba lisandunud, aga see oli ka selline väike uus asi, aga põhiline krohv muidugi lubikrohv ja puitmaja ja sobib ilusa arhitektuuriga. Ehedus kui miljööväärtus, et siin pilt Soomes hüppe väike, kindlasti on neid asju ka Eestis. Ja siis see tänapäeva väljakutse, energia kokkuhoid ja vanad majad. Et üks näide siin päris edukast ja huvitavast projektist, meie ökoarhitekti kujundatud väike maja. Et arhitektuuriliselt ei ole muidugi küsimus, eks ole, kui siin võrrelda ajaloolise arhitektuuriga, aga see on tänapäeva tegelik ja põnev reaalsus. Jällegi teised kategooriad, aga mis on primitiivne, et küsimus jääb korduma. Aga see hoone on naturaalmaterjalidest. Ka näiteks eleda tõrvaõliga on ta väljast töödeldud. Kusjuures seesama Euroopa Liit 5 aastat tagasi oli suur kampaania, et tõrv tuleb ära keelata. Puutõrv on niivõrd mürgine, leidsid suurte keemiakontsernide juhid. Ja suur kampaania selles käivitus või soomlased, rootslased nagu ärkasid ja siis taibati tellida nagu uuring pädevast instituudist, mis loomulikult ümber lükkas selle väite ja tõrv võeti nende keelatavate produktide nimekirjast maha, aga kui kergesti see oleks võinud ka juhtuda, kui soomlastel ei oleks sellist primitiivset mineviku ihavust olnud. Aga äkki oleks millestki ilma jäänud ja kas neid keemiad, mis need kontsernid asemele pakuvad, mis nad teevad 10 aasta pärast, kas nad on paremad ja nii edasi. Aga muidugi selles kasutan praegu seda projekti lihtsalt siin ära illustreerivalt, aga siin on ka soojustus ja päikesepatareid ja kõik palju muid sõnumeid. Üks väike hüppe Helsingi lähedasse ökorajooni, kus siis inimesed elavad kapsaste ja päikesepaneelide vahel ja tunnevad ennast hästi. Ja lihtsalt näide jällegi, majad on värvitud traditsioonilise naturaalse keeluvärviga, siis Rootsi värviga, mis võib ka hall ja muud värvi olla, kollane ja olla punane. Ja kus on palju nagu mõeldud ja selle elamise tänapäevasuse ökoloogilisuse peale. Ja jällegi seesama rohimata ümbrus ja kõik see natuke metsik, primitiivne, tegelikult see ongi tänapäev. Aga autod on seal ka ikkagi
ja küsimus jah, selle maamajade puhul paraku parem hiljem nüüd päevakorda kerkiva probleemi kohta, et tõesti, kui need kõike peame siis soojustama nende 2020. aasta nõudmiste järgi, et ega sealt ei saagi midagi nagu järgi jääda ja jällegi tulevad need EU nõudmised, kusjuures meie kliimaoludes ei ole testitud nii paksusid seinu. Teiseks seal enamus seesama energiakokkuhoiuga kaasas käivaid firmasid, tootjaid toodavad kas naftast või väga energiakulukalt need soojustusmaterjale, siin need igasugu vahtplastid ja mineraalvillad, et kindlasti need suurendavad kõvasti CO2 selle nimel, et nagu seda asja hoopis vähendada ja nii edasi. Et siin nagu oli see 10 minutiga piiratud ja nagu sellise põhiettekande niimoodi suht lühikese kokku panin. Mis peaks saama normiks aastal 2020 kõikide jaoks. Et seda olemasolevat hoonet siis Rene Valneri kujundatud, see nüüd eelmine aasta oli väljas, eks ole. Aga seal on ka head materjale kasutatud, et ei ole nagu selliseid kunstsoojustused kasutatud. Et selles mõttes Eesti kliima teatavasti on niiskem, niiskusega paksu soojustuse vahelt ei jõua see niiskus välja aasta jooksul kuivada. Kunstmaterjalid teatavasti nõuavad niiskusbarjääri ühel pool, kuumemal pool ehitusfüüsikast tulenevalt, eks ole. Ja siit tekib väga palju küsimusi, et seesama allergia, seesamad hingamisteede haigused, kas nad ei hakka süvenema meil selle energia kokkuhoiu teemaga. Ja eriti probleemsed ongi vanad majad, olemasolevad hooned, kus nagu konstruktsiooni ei saa alguses peale õigesti üles ehitada, kus ta on parandatud nii või teisiti, külmasillad, niiskuse tõkke katkestused, et need on nagu ette sisse kirjutatud, sageli odavaid materjale kasutades eriti, et need küsimused alles hakkavad päevakorda kerkima. Aga jah, kui suuri on katsetatud, et üks on labor ja teine on tegelikult tingimused ja meie saared ja meie niisked alad on kindlasti käituvad ka teisiti, kui seal need Austria, Saksa, kus nagu need passiivmaju rohkem tehtud on kliimavööndis olevad hooned. No, ma meelega natuke utreerin muidugi, aga ega ma ei valeta. Sa hõikad sealt? Ma hõikan. Et sa mainisid nagu ettepanekuna iga mehe õigust kasutada traditsioonilisi ehitusviise. Kuidas sa suhtud näiteks sellesse praegu äärmiselt levinud tendentsi puidufirmade, Eesti puidufirmade ümarfreespalkidest valmis paketid elamu, mida aktiivselt pannakse kõigisse uus elamu-rajoonidesse. Kas see laieneb ka sellisele ehitusviisile? No, ma ei usu, et igal mehel on omal seda pallifreesi kodus, nii et nagu Lego saab selle tõesti ka ise kokku panna, aga ma ei pidanud tõesti seda silmas. Jah. Et pigem sellist oma kogemust, et käsitööna sellise maja valmistamine on hästi huvitav ja rikastav tegevus tegelikult ja maal või sellistes oludes, kus nagu transpordi nafta peal kokku hoida, võib seal olla tohutu majanduslik efekt ja asi saab ilus. Et pigem jah seda. Aga iseenesest puit on väga hea materjal, kui teda õigesti kasutada ja nagu iga ökomaterjal väga hell, kui teda valesti kasutada. Ja seda nii arhitektuuris kui siis biokahjustuste osas, eks ole, mõlemad pidi on head ökomaterjalid, ainult siis head, kui need õigesti kasutada. Ma küsin ka lisada mitte kohe selle eelmise vastuse lõppu, et nüüd on kogu aeg piinanud üks probleem, et tänapäeval võetakse ju puitu maha vedada aasta riks, aga vanasti võeti ainult talvel, et kui suure tagasilöömise kvaliteedis annab, et inimene läheb õndsas õudus puitu ostma, teha midagi korralikku, aga ta saab niimoodi juulikuus langetatud puidu, et see ei ole ju see kaugeltki mitte. Et see on väga korduv küsimus tegelikult ja oluline ja üks viimase aja huvitavaid asju, mis ma nägin, oli Soomes, kus kõrgtehnoloogiliselt on välja töötatud sellised väiksed kiibid, et kui metsas palk langetatakse, iga palk saab sisse kiibi, kus on andmed, kust kohast
võib sinna puu sisse jääda ja tulevik see näiteks tehnoloogia areng võimaldab, et iga palgiga on kaasas tema ajalugu ja siis on võimalik ka küsida võib-olla erinevat hinda seal õigel ajal ja õigest kohast langetatud puidu eest, et tegelikult nagu turg praegu ei näe seda läbi, ei oska seda hinnata. Et inimesed on juba nii targad, et näevad, et kui puu on sinine, et siis nagu targad inimesed seda oma elamises siseinterjööris ei kasuta, aga kui on jutt, et tuleb odavalt ehitada ja omanik nagu nii ei näe, siis sinine puu sinna pannakse, eks. Kuna ehitaja saab selle odavalt kätte. Aga üks sinisente või sinavussente põhjusi on tõepoolest valel ajal langetatud puu ja talvel langetatud puul, kus on see puu enda niiskus juba ette väiksem, kus see kuivamine on õige protsess kevadine, et see puit kindlasti on ehitusmaterjalina parem. Et nüüd ongi küsimus, et kui palju me rahaliselt suudame seda kinni maksta, seda paremat puud, kas see vahe nagu ennast õigustab, aga nende inimeste arv, kes tahavad seda õiget puud, aina kasvab ja siin Soome sellise infotehnoloogia keskuste näitel, eks ole, püütakse neile vastu tulla ja edaspidi sellist autentset õiget infot puidu kohta võib-olla on siis võimalik ka meil saada. Et Soome puidukontsernid on ju ka meil valitsevad. Kas on saalist veel? Kiibi sisestamine puule ei anna mingisugust 20% hinnalisa pärast, kus siis tootmine kui selline on ebaökonoomne kahjustab. See kiibi hinda me küsisime ka seal kohe, et see oli mingi mõnikümmend või alla selle eurosenti, nii et midagi hullu mõeldes palgi hinna peal, eks ole. Ja teiseks, et uued süsteemid võimaldavad, et see kiibi ei pea nagu välja võtma, et selle info saab ka eemalt skännerida näiteks. Ja no, see on võib-olla mitte järgmise aasta, see on võib-olla tegelikult reaalsus 3 aasta pärast turule, eks ole, et need praegu töötatakse välja, hind on olemas, prototüüp on olemas, aga kõik võtab aega muidugi. Aga no suundumus ise ja Soome metsafirmad sellise asjad tellivad ja töötavad on ju tore, eks ole. Et tõesti puit ei ole ainult puit, iga palk on oma ajaloo ja oma väärtusega. Tulevikus seda oskame äkki hinnata. Et see ei ole primitiivne kindlasti. Inimesed hakkavad küsida otsa saama saalist. Ma ka tahtsin küsida, kui mõtteid vahetada, et kui me alguses telefonis rääkisime, mida ma umbes ette kujutan selle teemal, siis ma tõin näiteks mingeid huvitavaid maju Šveitsist, mis on täiesti kaasaegse arhitektuuri tunnustega, võiks öelda, ja hästi lihtsa ruumilahenduse, hästi lihtsa kasutamisviisiga ja siis ütleme siis vanu võtteid kasutades, võib-olla küll rootbetoonist, aga mingisugune ruumitunne on kohale omane, Šveitsi ägedale omane, võiks öelda, mingisugune ürgne ja vana. Siis selgus, kui ma küsisin, et kas me ei võiks vanu ehitusvõtteid nii-öelda viisil kasutades saavutada siin Eestis sama, et me elame näiteks kuskil oma maasuvilas, maamajas, nii nagu me tahame, ja siis ma sain sugest umbes sellise vastuse, et meile tulevad niisugused regulatsioonid, mis ei luba meil justkui niimoodi ise valida seda ehitusviisi oma enda majas ja seda kasutusviisi, kas me tahame elada nii-öelda primitiivselt kamin küdemas nurgas ja rohkem soojusallikaid ei ole. Ja et see kasutatud õhk läheb näiteks korstna kaudu välja ja ventileerime avatava akna kaudu. Sa arvasid, et me elame nüüd Euroopa Liidus ja need regulatsioonid ei luba meil lihtsalt niimoodi elada, kui me tahaksime. Jah, intuitiivne vastus oli jah, et näed, Šveits ei ole Euroopa Liidus. Aga võib-olla see on natuke üle tähtsustatud, lihtsalt osaledes siin kõikvõimalikes või mitmes europrojektis CO2 on hetkel hästi nagu tugev teema ja siin Eesti arenduskeskused ja ta alles nagu hakkab meil päevakorda jõudma ja need nõuded on tõesti, me peame nende peale mõtlema ennem või hilja kindlasti ja kindlasti loodame, et nad ei tule nii karmid, kui see praegu paistab ja et see oleks nagu liiga hull. Aga Šveits on muidugi jõukas maa ja Šveitsist on tulnud ka paljud huvitavad sellised
ökoviimistluse trendid ja need naturaalvärvide õpetus näiteks selline, et see tunnetus ühest küljest nagu inimesed on oma elementaarvajaduste rahuldamisest, eks ole, üle, saavad omale lubada, mõelda ja ei pea sellepärast ka väga võib-olla pingutama igapäevaelus, et teha tööd mõnusalt, et ehitada maja mõnusalt, et siis on see hoopis midagi muud ja see maja omandab tegelikult ka emotsionaalse tähtsuse ja sellise isikliku kontakti, kui ta on ise ehitatud ja kindlasti tänapäeval arhitektid ju seda teavad ammu, aga tavainimesed hakkavad ka selleni jõudma, et iga kodu, iga maja on unikaalne ja kuskil on nagu suuremad mõõdud ja kuskil on need asjad, mis saab nagu ise teha ja elamisest üks osa, see põhivajaduste, et vesi ei tule peale ja seinad on ümber, on üks, aga kõik see muu muutub aina olulisemaks, mida targemaks, ilusamaks, jõukamaks me saame. Suur tänu, esimees.